Tere jälle! Ilmselt nagu pealkirjast saate lugeda, siis tänane video ei ole midagi naljakat ega midagi toredat. Võrreldes eelnevad videod, kui on olnud, ma ei tea, raamatu kommenteerimine, mõne anekdoodi järele tegemine või muusika kommenteerimine, siis nüüd mõtlesin, et teen ka ühe tõsise video pisut tõsisemal teemal. Depressioon, ärevushäired ja enesetapp. Mõtlen, kuidas alustada. Eestis on olnud kahjuks paar juhtumit, mida ma olen meediast lugenud, et paar toredat noort näitlejat, kes on mõnes Eesti filmis või seriaalis mänginud. Ma nimesi ei taha öelda, kuid kes on kahjuks läinud siit ilmast ära oma käe läbi ehk enesetapu, suitsiidi teel. Mul on sellest nii palju, paar korda, kui seda näinud olen, on mul alati kahju olnud. Ja selle tõttu mõtlesingi, et teen selle video, kuna mul endal on ka olnud nii depressiooni kui ka neid mõtteid, aga ma elan siiamaani, et võib-olla äkki on kellelgi sellest kasu, kellel ka võib-olla pisut raske on või mõtleb, et miks ta elab ja mis ta teeb. Mul on depressiooniga probleeme olnud enam-vähem kusagil põhikoolist saadik ja vahel on siiamaani vahel. Põhikoolis võib-olla oli pisut koolikiusamist või kuna olin teistest erinev, siis ma hakkasin psühholoogi juures käima ja sellest oli abi. Siis kui põhikool läbi sai, siis gümnaasiumis läks jälle korda ja seal väga midagi, mingit konflikte ei olnud ega midagi, aga eks esitlused ja avalikud esinemised ikka põhjustasid ärevust ja närvitsemist, kuigi siis ma psühholoogi juures ei käinud. Pärast gümnaasiumi läksin kaitseväkke ja ütleme niimoodi, et ma ei kahetse, et ma kaitseväe läbi tegin, aga kaitsevägi on üpris pingeline ja närviline keskkond. Samas muidugi kasulik ka, et kui kaitseväkke minek on, siis kindlasti tehke läbi. Aga kaitseväes ma vaatasin, et on võimalus ka tasuta psühholoogilist abi saada, psühholoogi vastuvõttu. Ja siis ma kasutasin seda ja mul oli sellest tõesti abi, et vahepeal võib-olla oli pisut pingeline ja ei saanud hakkama ja olid närvid läbi, siis psühholoogi juures käimine aitas mind. Vahel ongi hea käia inimese juures, kelle tööks ongi lihtsalt ära kuulata. Et sa saad seal rääkida siis asju ka, mida sa võib-olla ei taha näiteks vanematega rääkida või sõpradega jagada. Et siis ongi hea käia psühholoogi juures ja rääkida kõik ära ja ta annab sulle vajadusel nõu. Ja, et ma arvan millegipärast, et kui ma poleks võib-olla kaitseväes psühholoogi juures käinud, siis võib-olla äkki see pinge, mis seal oli, võib-olla äkki ma ei olekski praegu siin, kui ma poleks seal vahepeal käinud. Et jah. Ja pärast seda, kui kaitsevägi läbi sai ja kõrgkooli läksin, ülikooli, siis alguses polnud häda midagi, aga siis hakkasid ka need esitlused ja suured tööd ja läks edasi pingeliseks pisut. Ja siis tegelikult ma ise algul ei tahtnud, aga sugulane soovitas, et on võimalik psühholoogiga ühendust võtta. Ja lõpuks ma võtsin ja sain väga toreda psühholoogi ning väga kuidagi hea on praegu nii koolis kui ka üldse mul on
kõrgkoolis viimane aasta, et see, et ma olen psühholoogi juures käinud kõik need aastad, võib-olla muidu ma ei oleks praegu viimasel aastal seal, võib-olla äkki võib-olla oleks üldse ära lõpetanud asja ja kui ülikoolist ära tulnud ja et jah. Kõik see esinemised pisut, ma olen esinemised pisut tekitavad ärevust, et kuidas ma üldse hakkama ei saa ja vahel on ka sedasi, et ma vahel tunnen, et ma olen nii palju lobisen, et siis võib-olla teen sõpradel hakkab ka villand saama ja et kõik siuksed mõtted käivad peast läbi, mis teevadki depressiooni, et ei tea, mida küll mõtlevad ja nojah, tegelikult selle peale ei peaks mõtlema, aga ega kui sa oled siuke, siis on sul raske seda ka ära jätta või kohe ennast muutma hakata, seepärast et mul on ka vahel arvamus, et kui ma hakkab ennast muutma, siis on jälle see, et kõikidele teistele võib-olla meeldib see just selline, et õigemini, et ma olen kuulnud nagu sellist lauset, et kõige tähtsam on jääda iseendaks. Et nojah, ilmselt midagi võib muuta, aga samas nagu väga palju ei taha ka, seepärast et siis sa ei ole nagu sina ise. Et jah, alles hiljuti oli ka üpris pingeline seis ja siis tekkis ka nagu mõte, et miks ma seda kõike teen või et kurat, et ma olen nii kehv ja üldse hakkama ei saa ja aga näe, ma elan siiamaani, et mul on nagu siuke arvamus, et vahet pole, kui ma mõtlen viisakalt, vahet pole, kui metsas mu elu on. Mina ikka elan edasi, et ma ei tee mingit enesetappu ega midagi. Ja ma loodan, et mul ei ütle närvid ka üles. Selles mõttes, et kahjuks ma nojah, tegelikult sellega peab iga inimene harjuma, vahet pole, mis vanusest ta seda taipab, aga noh, surm tuleb nagunii kunagi, nii et selle tõttu ka juba ma mõtlen, et kui ta nagunii tuleb, siis miks ma peaksin hakkama teda ennast kohale kutsuma. Kui tuleb, siis tuleb. Aga ise ma küll ei taha, ma ei tea, endale ma ei tea midagi teha, et pigem ma tahaks ikka elu nautida veel, isegi kui neid positiivseid hetki on väga vähe, et rohkem on negatiivseid ja ma ütleks muidugi, et aitab ka positiivne mõtlemine, et üritage positiivselt mõelda, kui teil on siuksed probleemid või siuksed kurvad mõtted. Aga samas jälle noh, ma löön kohe vastu, et mina ise olen jälle pisut ei julge positiivselt mõelda, sellepärast et mul on tunne, et kui ma mõtlen positiivselt, siis läheb just negatiivselt ja kui ma mõtlen negatiivselt, siis läheb just hästi. Et nojah, mul on see pisut raske, et kindlasti see, kes seda videot vaatab, mõtleb, et hakkab ka seda tegema, siis ärge kindlasti hakake. Et üritage ikkagi positiivselt mõelda. Et võib-olla äkki mul ka millalgi see tuleb siuke asi, kuidas ma hakkan jälle positiivselt mõtlema. Et jah, tegelikult on ju, kui nüüd niimoodi räägin, siis nojah, elus on tegelikult ju on asju, milles ma hea olen, aga samas vahel veel ajab ikka või sa taipad, et sa mõnes teises asjas selle hea ei ole, siis tulebki nagu siuke masekas või nagu, et mõtleb, et miks mina seda ei oska ja kuigi ma olen mõnes teises asjas parem. Et jah, siin oli eelmine aasta ka üks video, kus vist ühele neiule, koolitüdrukule Eesti kuulsused soovisid edu, et nii oleme sinuga, ma ei mäleta, kas ta nimi oli Bella või igal juhul, et jah, ega see, mille pärast depressioon tekib, see ongi ja need masendused, neid asju võib nii palju olla, üks asi ongi koolikiusamine, mõni lähedase surm, lemmiklooma lahkumine või noh, olla võib-olla mõni kuritegu, mis on juhtunud sinuga. Et nagu selles mõttes, et ma saan aru, mille pärast need hetked, kurvad hetked võivad tulla, aga noh, see on minu arvates ainult hetk, et mingil jah, see võib sul tükk aega valu teha, aga lõpuks saad sa sellest üle. Et ükskõik, mis mure sul on, et sellega läheb aega, sul on ängi, viha, kurbust, aga sa saad sellest üle, ükskõik, mis mure sul ka on. Et jah.
ma räägin lihtsalt niimoodi, kuidas mul tuleb, ma ei ole midagi ette kirjutanud endale. Võib-olla annan pisut ka soovitusi, mida võib-olla teha, kui sul on võib-olla mingi masekas või nagu, et hea oleks muidugi ennast välja elada, aga mitte muidugi kriminaalses mõttes välja elada, vaid näiteks no ma ütlen, mida mina vahel teen, et lõõgastada, ma ei tea, ma vaatan telekast mõnda seriaali või kuulan muusikat, mõnda lemmikartisti, oma playlisti. või siis loen raamatut, mõnda toredat või vaatan arvutis näiteks mõnda vana lastelavastust, mis mulle kunagi noorena rõõmu tegi. Vaatan neid legendaarseid näitlejaid, kes seal olid, keda enam meie seas ei ole ja mul on kodus vahel kui aeg on, siis ma värvin ka värviraamatuid näiteks oma stiililt teen, kuidas teen ja see ka tegelikult aitab nagu. See võib kõlada, mõni vaatab, et on loll, sihukest asja teeb, mõelge ise, kui tahate, minul ükskõik, ma räägin täiesti ausalt, nagu mina teen. Ma ütlen, et vahel lihtsalt mõni tegevus, peaks mõne tegevuse leidma, mis sind aitab, ma ei tea, mine raiu puid või muidugi sõltub, mis vanuses sa oled, kui sa väike oled, siis ei ole mõtet hakata või siis kutsu keegi juurde. Või siis ma ei tea, niida muru näiteks, praegu küll ei saa, aga suvel näiteks. Ma ei tea, käi ujumas, tee sporti, käi lihtsalt metsas jalutamas näiteks. Tegevusi on palju, näiteks just värskes õhus võib-olla tegevust, tänapäeva noored ju on kõik kusagil TikTokis ja telefonis, et nad väljas ei käi, võib-olla kui käiksid, siis neil oleks palju parem olla. Mina ise näiteks olen ka telefoni inimene üpris palju, aga ikka korra päevas ma üritan ikkagi õues käia, kas või lihtsalt jalutamas. Natukene korraks kas või, seepärast, et kui ma oleks päev läbi toas, siis mul ka tekiks peavalu ja kõik mingi. Et korra peaks ikkagi õues käima. Muidugi rääkida muredest või asjadest, mida sa võib-olla kardad või midagi, siis mäletan kunagi siiamaani praegu küll Eestis ei jookse, aga sihuke seriaal on, välismaa seriaal nagu Surm paradiisis, kus üks politseinik ütles oma sõbratari tütrele, et kui temal oli näiteks hirmus, siis tema tegi sihukest asja, et ta võttis paberi, joonistas selle hirmu sinna peale ja siis pressis kokku ja viskas prügikasti, et viskas mure ära. Et see on küll seriaali asi, ette kirjutatud tekst, aga samas see võib ju aidata. Sama hästi on see ka, et kui sa oled täiskasvanud inimene ja sul on võib-olla mured, siis ongi, et kirjutad üles ja siis näiteks kirjutad mured kõik ära ja põletad ära. Kui sul on kodus lemmikloom, siis näiteks kui sul on kurb, et mine tegele lemmikloomaga, süga paita. See on nagu loomateraapia põhimõtteliselt, et see aitaks ka. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et sa ei jääks oma murega üksinda. Et minul on psühholoogi juures käimisest väga palju abi olnud. Sa ei pea, kui sa lähedki ja otsustad psühholoogi juurde minna, siis väga tubli, aga kui sa võib-olla kannatadki koolikiusamise all, siis on võib-olla parem, kui sa ei ütle teistele, et sa neile kiusajatele, et sa lähed, siis nad leiavad juba järgmise asja, mille üle ka sind norida. Et ega sa ei pea, kui sul on koolikiusamisest võiks ka palju rääkida, et kui kiusatakse, siis ära neile kiusajatel hakka seda ütlema, et sa psühholoogi juures käid. See ei ole nende asi, kus sa käid või mis sa teed. Jah, tähtis on see, et sa ei jääks oma murega üksinda, et kui sa ei taha vanematele rääkida, siis ongi hea võtta ühendus psühholoogiga, et ma võib-olla panen YouTube'i kirjeldusse alla ka mõned lingid võib-olla, kust äkki abi saada. Et psühholoog ongi nagu inimene, kellelt sa saad küsida abi või lihtsalt sa võidki kõik ära rääkida ja siis ta annab sulle nõu või võib-olla annab sulle mõtteid nagu
et jah, minul on veel lõõgastuseks, noh, need, kes on minu vanused üle 20 või üle 18, siis noh, minu veel, mis mul aitab lõõgastuda, on näiteks see, kui ma saan kas näiteks kinos, teatris või kontserdil käia, et see ongi nagu lõõgastus, et alles hiljuti käisin kontserdil ja sain ühe laheda mehega pilti teha, kes mulle väga meeldib, et võiks öelda, oligi unistuse täitumine ja kohe oligi tuju parem. Kuigi järgmine nädal läks jälle koolis pisut pingeliseks ja nii väsitav ja kõik, aga ikkagi noh, elu on elamist väärt, vahet pole, kui raskeks sul võib minna. Lõpuks on ikkagi kõik tore. Ikkagi neid positiivseid hetki on ja kui rääkida enesetapust, siis üks asi, mille pärast mina seda ei tee, on sellepärast ka, et kuna mul on ikkagi vanemad sõbrad ja sugulasi, kes minust hoolivad ja mind aitavad, siis kui ma teeks enesetapu ja ära läheks, siis ma teeks ju mitte ainult endale viga, noh, ise lähen küll ära, aga mis jälje ma jätan teistele. Teistel jääb kurbus, lein ja et selle tõttu on ikkagi parem edasi elada, kas või mitte siis enda pärast, vaid just oma nende lähedaste pärast, kes sind armastavad ja sind toetavad. Et jah, vahetevahel võib ju olla tülisi ka sugulaste ja kõigega, aga lõpuks ikka lepite ära. Et jah. Ja kui üldse rääkida enesetapust, siis kunagi ma vaatasin ühte seriaali või tegelikult olen kahes seriaalis näinud, ühes välismaa omas ja ühes Eesti omas. Välismaa seriaalis oli Komissar Rex, kus oli üks tüüp, kes õhutas lapsi enesetapule, et muudkui, et koolis kõik metsas ja igal pool mingi tegi veebisaidi kohe ja hakkas ajama igasugust jama, et mingi, et parem on, et minge vabatahtlikult suitsiidi või enesetapu läbi minema. Või siis Kättemaksukontoris, noh, Eesti seriaalis Kättemaksukontoris on tegelaskuju olnud mitmes osas nimega Margus Unilo, kes õhutas lapsi enesetapule, et sünniti kuldse liblikana. Et noh, ma saan küll aru, et need on seriaalid, et see kõik on ette kirjutatud, et päriselt need, kes need näitlejad, kes mängisid, ei ole midagi halba teinud ega midagi. Aga et ja selles mõttes seriaal hästi tehtud ja kõik midagi halba pole öelda selles mõttes tegijatele ega midagi näitlejate kohta ega stsenaariumi kohta. Et ma saan aru, et see on stsenaarium, aga millegipärast ma arvan, et siukseid asju päris tühja koha pealt ei võeta, et kindlasti on stsenarist on selle välja mõelnud, aga samas ma arvan, et ta võib-olla pole seda päris tühja koha pealt välja nagu võtnud, et kui näiteks ongi niimoodi, et teile juurde tuleb mõni tüüp, kes hakkab, ma ei tea, rääkima midagi, et miks te elate, kui teil kõik nii metsas on, miks sa elad ja niimoodi, et tee parem enesetapp või mine parem ära ja saate rahulikult ära, siis see on ikka täielik jama. Mul õnneks ei ole siukest olukord olnud, et ma oleks mõne sellise värdjaga kokku puutunud, aga inimesi on väga erinevaid, et selles Komissar Rexi seriaalis ka kui politseinikud sõitsid seda tüüpi kinni võtma, küsisid, et kuidas saab inimene hakata teist lapsi enesetapule mõjutama, siis teine vastas, on midagi äkki lugenud, peab ennast teistest paremaks, on valesti aru saanud mingist asjast, et jah, et siuke jah, et selles mõttes vahel seriaalide puhul on need on tore vaadata, aga vahel tekib viha mõtleb, et selle mõttes, et päris elus võib ka siukseid haigeid inimesi olla, kes tahavad võib-olla mingit võimu näidata või ma ei tea, hakkavadki selle jaoks igasugust jama korraldavad. Et jah, siis kui ma mingi YouTube'iga hakkasin tegelema siia videoid tegema, siis oli mul kohe alguses mõte, et juhul kui võib-olla keegi hakkab halvasti kirjutama midagi, siis võib-olla lõpetan ära või vaatab, kuidas läheb, aga ega ma ei ole nüüd mingi nii populaarne siin, aga mõned vaatamised on niimoodi tasapisi tuleb ja
midagi halba pole tulnud, siis ma teen edasi ja ilmselt siis, kui tuleb ka võib-olla äkki selle video peale, kui tuleb nüüd mõni hate kommentaar, et mis jama ma ajan, siis noh, kui keegi tõesti vaatab nüüd, et ma ajan täielikku jura ja siin räägin mingit vale juttu, siis ma ei tea, millegipärast ma arvan, et see on ja hakkab kirjutama siia, et miks sa sellist jama levitad ja ma ei tea, mõtle ka korra, noh. Selle video eesmärk ei ole kedagi õhutada enesetapule ega depressioonile. See on pigem just sellepärast, et näete, et ei ole ainukesed, kellel siukseid asju on ja ma annan lihtsalt mõtteid, kuidas abi saada, et psühholoog ja või lihtsalt, et mida teha näiteks, kui on kehv olukord. Et jah, see üks punkluuletus, mille ma siin paar nädalat tagasi panin, narkomaani elu, et see, ma saan aru, et seda pole küll eriti vaadatud, aga noh, see läks ka siukseks sünge teema, selles mõttes läks see luuletus, aga eesmärk ei ole ka jälle kedagi kui midagi õhutada või midagi tegema, see on lihtsalt narkomaania vastane. Et mida see narkomaania teha võib. Et mitte ei ole eesmärk kedagi enesetapule õhutada või mingit depressiooni, see on pigem just ongi nagu õpetlik, et ärge tehke. Et jah. Igal juhul kõige tähtsam on ikka see, et kui sul on depressioon ja ärevushäired, siis sa tehakse, et sa ei ole ainuke, kellel neid võib olla. Ja tähtis on see, et sa ei jääks selle mõttega lihtsalt üksinda, et ongi, kas mitu korda olen juba öelnud, et näiteks minul on psühholoogist väga palju abi olnud. Ja noh, minu arvates ikkagi muusika kuulamine, raamatute lugemine, teleka vaatamine, noh, mitte muidugi, et sa seda kogu päeva teeksid muidugi ja need tegevused, värskes õhus käimine või ma ei tea, kinos, kontserdil, teatris käimine ja et kõik see minu arvates aitab, nagu vähemalt mind aitab, võib-olla mõnel on hoopis mõni teine asi, mis teda aitab. Et jah, ma loodan, et sellest videost on kellelegi abi, kui keegi siiamaani on vaadanud seda. Ja üritage ikkagi olla ja vahet pole, kui raske sul on, see läheb mööda ja elu on elamist väärt. Jah, ma ei oska praegu rohkem midagi rääkida edasi, et olge terved ja otsige vajadusel abi ja hoidke oma lähedasi ja vahel võib-olla võiks, kui te näete, et kellelgi on mingi mure, siis võiksite küsida. Võib-olla isegi, nojah, muidugi kui ta ei taha rääkida, siis ei tasu ka peale suruda, aga jah. Olge terved ja elage elu täiega.